Tagasi esimesele, kolmandast ja ei ole veel. Ei ole vahepeal. Koolilast. Tere tulemast 11. klassi näitlejameisterlikkuse arvestusele. See toimub meil natuke ebatavalises kohas, aga see on mitmel põhjusel. Esiteks sellel põhjusel, et see sobib siia väga hästi. See on võib-olla peamine põhjus, aga teiseks oli tore noortega välja tulla korra sellest vanalinna keskkonnast. Ja tundub, et see 3 päeva, mis me oleme siin veetnud, on neil olnud väga inspireeriv. Nüüd, kuidas etenduses kajastub, see selgub varsti, see ei ole etendus, tegelikult see on arvestus. Et meil on olnud hästi huvitav, vaatame, mis saab. Ma arvan, et see kõik, mis järgneb, on ka väga huvitav. Mingis mõttes kindlasti. Aga ühesõnaga, et sõbralikku vaatamist. Miks te alati musti riideid kannate? Leina pärast. Ma leinan oma elu. Olen õnnetu. Mis pärast? Ei saa ma aru. Te olete terve. Lisa pole küll rikas, aga puudust ei tunne. Minu elu on ometi palju raskem kui teie oma. Saan kuus kõigest 23 rublat, osa sellest peatakse veel pajukikassa jaoks kinni. Ja ikkagi ei tänava musti riidid. Asi pole rahas. Ka vaene võib õnnelik olla. Teoreetiliselt küll. Aga praktikas tuleb välja nii. Minu ema, mu 2 õde, vend ja maa. Ja palk on kõigest 23 rublat. Süüa juua on ometi vaja. Teed ja suhkrut on ju vaja. Tubakat on ju vaja. Muud kui rabele. Varsti algab etendus. Jah, mängib Saretsnaja. Näidendi on kirjutanud Konstantin Gavrilovitš. Nad on teineteist sarmud. Ja täna sulavad nende hinge ühte. Kuide tuua terviklikku. Aga minul ja teie hingel pole ju ühiselt kokkupuutepunkte. Ma armastan teid. Ma ei suuda igatseda pärast kodus istuda. Käin 6 versta siia ja 6 tagasi. Aga vastutasuks saan ainult ükskõiksust. See on ka aru saada. Mul pole raha, mu perekond on suur. Mis lõbu pakub minna mehele, kelle pole endalgi midagi süüa. Mõljus puha. Teie armastus liigutab mind, aga ma ei saa vastata samaga. See ongi kõik. Olge lahke.
lämmatav. Öösel tuleb vist päikest. Te muudkui filosofeerite või kõnelete rahast. Teie arvates polegi suuremat õnnetust kui vaesus. Minu arvates on aga 1000 korda parem käia kalksades ja virelda, kui... Muuseas, teie seda ei mõistaks. Mul on maal kuidagi ebamugav olla. Arvata, ma ei harjuta ju mitte kunagi. Eile õhtul heitsin magama kell 10. Täna hommikul ärkasin kell 9. Säärase tundega, nagu oleks mul pikast magamisest aju. Pealuu külgi kleepunud. Ja ikka midagi nii sokost. Pärast lõunat jäin aga kogemata uuesti magama. Ja nüüd olen nagu läbi pekstud. Nagu painaja oleks seljast tallanud. Tõepoolest, sa peaksid linnas elama. Härrased, praegu ei tohi siin olla. Kui algab, siis teid kutsutakse. Minge praegu mujale. Marja Ilinitsna, olge nii hea. Paluge oma papat, et ta käsiks selle koera ööseks lahti ketist päästa, kui teda aina ulub. Rääkige minu isaga ise, mina ei räägi, vabandage väga. Lähme. Saatke sen algust ütlema. Tähendab, jälle ulub see koer kogu öö. Sähtsole lugu. Mitte kunagi pole ma saanud maal elada oma tahtmist mööda. Võtad vahel 28 päeva puhkust ja sõidad siia, et puhata ja puhata. Siin aga kiusatakse sind igasuguste totrustega, nii et juba esimesest päevast peale tahaksid jälle ära sõita. Alati olen siit rõõmuga ära sõitnud. Nüüd aga olen erus. Pole enam ju lõppude lõpuks mitte kusagile minna. Kas tahad või ei, aga elo. Me läheme suplema, Konstantin Gavrilitš. Ainult, et 10 minuti pärast ole tagasi, varsti on algus. On alles teater. Eesriie, esimene kuliss, teine kuliss, edasi tühi ruum. Eesriide tõstame üles täpselt 8:30, kui kuu tõuseb. Oh, jah, suurepärane. Kui sa retsna ja hilineb, kaob muidugi kogu efekt. Kõieti oleks tal aeg juba kohal olla. Isa ja võõrasema valvavad teda ja kodust on ta niisama raske välja pääseda kui vanglas. Pea ja vuntsid on sassis olnud. Peaksid laskma ennast pügada. Minu elu korvmäng. Mul oli juba noorest peast selline välimus, nagu oleksin igavesti temmis ja puha. Mind pole naised mitte kunagi armastanud. Aga räägi parem, miks õde tujust ära on? Miks? Tal on igav. Ta nüüd juba nii minu näidendi kui ka etemise vastu. Selles ei mängi mitte tema, vaid see retsnaja. Ta pole veel tuttavgi mu näidendiga juba vihkab seda. Mis sa nüüd veel välja ei mõtle? Ei ole. Juba on tal kahju, et sellel väiksel lava teenib aplausi sa retsnaja, aga mitte tema. Jah. Ema on tõepoolest psühholoogiline kurioosum. Kahtlemata andekas, tark, võimeline raamatut lugedes nutma, peast terve nekrasse veeta deklameerima, põetab haigeid nagu inglike, aga katsu tema kuuldust tuused kiita. Kiita tohib ainult teda, hõisata, vaimustada tema harukordsest mängust kameelia daamis või elu uimas. Et aga siin maal seda uima ei ole, siis on tal igav, siis ta tigetseb. Ja me kõik oleme süüdi, kõik oleme tema vaenlased. Pealgi on ta ebausklik. Kardab 13. kuupäeva 3 küünalt. Ta on ihne. Ta on olnud Essas pangas 70 000 rubla. Aga kui talt laenu küsib, hakkab nutma.
Oled nüüd endale pähe võtnud, et su näidend emale ei meeldi. Juba sa ärritud ja puha. Rahustu. Ema jumaldab sind. Kindlasti. Armastab? Ei armasta. Armastab? Ei armasta. Armastab? Ei armasta. Näed, see mu ema ei armasta mind. Või veel, ta tahab elada ja armastada, heledaid jakikesi kanda. Mina olen juba 25-aastane ja tuletan talle pidevalt meelde, et ta pole enam noor. Kui mind juures ei ole, on ta kõigest 32-aastane. Minu juures olekul aga 43-ne. Sellepärast ta vist mind vihkabki. Pealegi teate, et nad teatrit ei hinda. Tema aga armastab teatrit. Talle tundub, et ta teenib püha kunsti. Aga minu meelest on tänapäeva teater paljas rutiin eelarvamus. Kui need suured talendid püha kunsti preestrid õhtuses valguses 3 seinaga toas meile näitavad, kuidas inimesed söövad, joovad, kõnnivad, oma kuubesid kannavad. Kui mulle 1000 variatsioonis ikka üht sama ette mängitakse. Kui need labastest piltidest, fraasidest püüavad välja õngitseda moraali, lihtsalt koduseks tarvitamiseks tulusat moraali, siis ma põgenen ja põgenen. Nagu põgenes ma Opassant Eiffeli torni eest, mille labasest aju muserdab. Aga ilma teatrita ka ei saa. On vaja uusi vorme. Uusi vorme on vaja. Ja kui neid pole, siis parem ärge olgu midagi. Ma armastan ema. Armastan väga, aga ta elab arutut elu. Mõttetut elu. Ajab kogu aeg ringi selle kirjanikuga ja alatasanda nimi ajalehtede väntsust. Ja see väsitab mind. Onu, mis võib olla veel rumalam olukorrast. Vahepeal on tema pool külas puha kuulsused, näitlejad ja kirjanikud. Ainult mina üksi pole mitte kui keegi. Mis ma olen? Kes ma olen? Noh, lahkusin ülikooli 3. kursuselt nii-öelda toimetusest mitteolevatel põhjustel. Raha pole pennigi, annet ei ole ühelgi jalal. Passi järgi olen ma Kiievi linna kodanik. Isa oli mul ju Kiievi linna kodanik, olgugi, et oli samuti tuntud näitleja. Noh, ja kui need siis suured kuulsused näitlejad ja kirjanikud lõpuks oma armuliku tähelepanu minule pöörasid, oli mul tunne, et nad mõõdavad pilkudega minu tühisust. Ma aimasin nende mõtteid ja tundsin ennast alandatuna. Aga räägi parem, mis inimene see kirjanik on? Ei saa tast aru. Alati on tasa. Tark, lihtne, veidi melanhoolne inimene. Läheb veel tükk aega enne, kui ta 40-seks saab. Aga juba on ta kuulus ja kõigest tüdinud. Ja mis ta kirjatükkidesse puutub, siis meeldiv ja andekas, aga pärast Tolstoid või Zolaadi tahaks küll Trigorinit lugeda. Aga mina vennas armastan literaate. Kunagi tahtsin kirglikult 2 asja. Tahtsin literaadiks saada ja naist võtta. Aga ei õnnestunud nii üks ega teine. Ka väike kirjanik oleks päris mõnus olnud. Lõppude lõpuks. Ma kuulen samme. Ma ei saa ilma temata elada. Isegi ta sammude kõla on kaunis. Mu võlur, mu unelm. Ega ma ei helinud. Muidugi ma ei helinud. Olin kogu päeva nii ärevil. Mul oli kole hirm. Ma kartsin, et isa ei lase mul tulla. Aga ta sõitis natukese ajast võõrasime ka ära. Taevas on juba punane. Kuu hakkab tõusma. Ma olen siin kogu tee hobustanud. Ma olen õnnelik. Silmad oleksid nagu nutetud. Ole kena. Sest pole midagi. Ja ette, kuidas ma hingeldan. Poole tunni pärast sõidan ma minema. Ma ei või kauem jääda. Isa ei tea, et ma siin olen. Teeme ruttu. Tõepoolest, oleks aeg minna ja kõik kokku kutsuda. Mina lähen. Silmapilk. Kord Venemaalt 2 grenaadir.
uurima ja üks prokuröri abi ütles mulle. Excellence on hääl tugev. Mõtles siis ja lisas, kui vastik. Isa ja tema naine ei luba mul siia tulla. Ütlevad, et siin on kõik boheemlased. Kardavad, et äkki hakkangi näitlejaks. Aga mind tõmbab seerverde nagu kajakat. Seda on tuli teid. Oleme üksi. Sa nagu kõnniks keegi. Mitte kedagi. Mis puu see on? Künnapuu. See on nii tume. Just on käes ja kõik asjad hakkavad tumenema. Ärge sõitke nii vara ära, palun teid. Ei saa teisiti. Aga kui ma teile sõidan, Niina, seisaksin kogu öö aias ja vaataksin teie akent. Ei tohi. Öövaht märkab. Koer pole veel teiega harjunud ja hakkab haukuma. Ma armastan teid. Kes seal on? Teie, Jaakov. Just nii. Kas kõik on valmis? Kuu tõuseb? Just nii. Praegult on, piiritust on. On vaja, et kui punased silmad paistma hakkavad, oleks tunda väädel lõhku. Seal on kõik teie jaoks valmis seatud. Kas te närveerite? Väga. Teie vammast pole lugu, teda ma ei karda. Aga Trikoorin on teie pool külas. Kuulus kirjanik. Ma kardan, mul on häbi tema ees mängida. On ta noor? Jah. Kui kauneid jutustusi ta on kirjutanud. Ei tea, pole lugenud. Ei, näiden sul raske mängida, seal ei ole elavaid inimesi. Elavaid inimesi. Elu ei tule kujutada mitte nii, nagu ta on, ka mitte nii, nagu ta peaks olema. Mitte nii, nagu ta paistab unistustes. Ei, näidendis on vähe tegevust, ainult monoloogi. Ja näidendis peaks minu meelest tingimata olema ka armastust. Niisteks läheb. Minge tagasi, pange kalossid jalga. Mul on palav. Ei hoia ennast. See on lihtsalt põikpällisus. Ise olete arst ja teate väga hästi, et niiske õhk on teile kahjulik. Aga teie tahate, et ma muretseksin. Eile istusite meelega terve õhtu terrassil. Vaiki, sest et noorust hukutan. Te olite nii võlutud vestlusest Irina Nikolajevnaga. Ei pannud tähelegi, et külm on. Tunnistage üles, te olete temast sisse võetud. Ma olen juba 55-aastane. Tühi asi. Meesterahvale pole see mitte mingi vanus. Te olete väga hästi säilinud ja meeldite veel naistele. Ja mida teie siis tahate? Näitlejanna ees olete te kõik valmis maad suudlema. Kõik. Taas sinu ees ma. Et seltskonnale näitajad meeldivad ja neisse suhtutakse teisiti kui näiteks kaupmeestesse. See on loomulik. See on idealism. Naised on teid alati armastanud ja teile kaela langenud. On see ka idealism? Miks ka mitte? Naised on minusse alati heatahtlikult suhtunud. Mind armastati peamiselt kui suurepärast arsti. Mäletate, 10-15 aastat tagasi olin ma terves kubermangus ainuke korralik sünnitusabiandja. Pealegi olen ma alati olnud aus inimene. Kallis. Tasem, tullakse. Aastal 1873 Poltava aastalaadal mängis see näitlejanna imestusväärselt, vapustavalt toredasti mängis. Vahest te teate, kus koomik Pavel Semjonis-Tšadin nüüd on. Rasulivi osas oli ta võrratu paremini Sadovski, vanspelauline proua. Kus ta praegu on? Tunnen ka aina huvi mingisuguse noaaeguste tegelaste vastu. Kust mina tean? Saška Tšadin. Niisuguseid näitlejaid enam ei ole. Lavaluust on alla käinud Irina Nikolajevna. Varem olid võimsad tammed, nüüd näeme ainult kändusid. Kõrgeid talente on praegu vähe. Keskmise näitleja tase on aga palju kõrgem. Ma ei saa teiega nõustuda. Muide, see on maitse asi. De gustibus aut bene aut nihil. Mu armas poeg, millal siis alustatakse? Üks hetk veel, palun kannatust. Mu poeg! Sa juhid pilgud hingepõhja mul. Ja mina näen seal nii veriseid, nii süngeid surmahaavu. Pole pääsmist. Ja miks sa andusid siis patule?
ning armu taotlesid Roima kuristikus. Tähelepanu! Tähelepanu! Ma algan. Oo teie, auväärsed muistsed varjud, kes te hõljute sel öisel tunnilisel järve kohal, suigutage meid magama ning ilmugu meile unes see, mis tuleb 200 000 aasta pärast. 200 000 aasta pärast ei tule enam ju mitte kui midagi. Noh, las siis näitavad meile seda mitte midagi. Olgu nii, me magame. Inimesed, lõvid, kotkad ja põldpüüd, sarvilised hirved, haned, ämblikud, vaikivad kalad, kes elutsesid vees, meritähed ja need, keda polnud võimalik palja silmaga näha. Ühesõnaga kõik elud on oma kurva ringkäigul lõpuni läbi käinud ja kustunud. Juba tuhandeid sajandeid ei kanna maa oma pinnal enam ainsatki elusolendit. Ja see vaene kuu süütab asjata oma laternat. Aasal ei järka enam pluugutavad kured ning Pärnasaludest pole kuulda maipõrnikate suminat. Lage, külm, õudne. Elusolendite kehad on pudenenud põrmuks ning igavene mateeria on nad muutnud kiviks, veeks ja pilvedeks. Nende hinged on aga kõik ühte sulanud. Üks ainus maailma hing. See olen mina. Minus on ühinenud Aleksander Suure ja Caesari, Napoleoni, Shakespeare'i ja kõige väiksema ussikese hing. Inimeste teadvus on minus sulanud ühte loomade instinktiga ja ma mäletan kõike ning elan eneses uuesti läbi igaühe elu. See on midagi dekadentlik. Mamma! Ma olen üksi. Kord 100 aasta vältel avan ma huuled, et rääkida. Troostitult kõlab mu hääl selles tühjuses ning keegi ei kuule mind. Ka teie, kahvatud sootulukesed, ei kuule mind. Koidu eel sünnitab teid mülkasoo ja te loidate päikese tõusini. Kuid teie vääreluses pole mõtet, pole tahet, pole elutuiget. Kartes, et iisu tekkida elu vahetab saatan. Igavese mateeria isa, iga hetk teis, nii nagu kivides ja veteski aatomeid ümber ja te olete lakkamatus muutumises. Maailmaruumis on püsiv ja muutumatu üksnes vaim. Nagu vank, kes on heidetud sügavasse tühja kaevu. Nii tea ka mina, mis mind ootab. Ainus, mis minu eest varjatud pole, on see, et visas ja julmas võitluses saatana. Materiaalsete jõudude algega on mulle määratud võita ning seejärel sulevad mateeria ja vaim imelises harmoonias ühte ning saabub üleilmse tahte riik. See tuleb aga alles siis, kui nii kuu, kui hele Siirius ja maa on aega mööda. Pärast pikka aastatuhandete rida pudenenud põrmuks. Seni aga valitseb õudus. Sealt läheneb mu võimas vastane, saatan. Ma näen tema kohutavaid veripunaseid silmi. On tunda väävlilõhn, aga see on nii ette nähtud. Jah. Ja see on juba ette. Mamma! Tal on igav ilma inimesteta. Te võtsite mütsi peast, pange pähe tagasi. Muidu külmetate ennast ära. Doktor võttis ju mütsi maha saatana igavese mateeria isa ees. Aitab! Etendus on lõppenud. Miks sa siis vihastad? Vabandust, mul jäi silmapaari vahele, et näidendeid kirjutada, neid lavale tuua tohivad ainult vähesed ära valitud. Ma rikkusin monopoli ja mulle... Mis temaga juhtus? Irina, kullakene, nii ju ei tohi noore enesearmastusega ümber käia.
Mida ma talle siis ütlesin? Sa solvasid teda. Ta ise hoiatas, et see on nali ja mina võtsin tema näidendit kui nalja. Aga ikkagi... Nüüd selgub veel, et ta on geniaalse teose kirjutanud. Olge lahked! Tähendab, ta ei korraldanud seda etendust ja lasknud päevi ringu mitte nalja pärast, vaid demonstratsiooniks. Ta tahtis meid õpetada, kuidas peab kirjutama ja mida mängima. Lõpuks muutub see juba igavaks. Tehke, mis tahate. Pidevad rünnakud minu vastu ja teravused võivad kelle tahes ära tüüdata. Preisne ennast täis, poisike! Tahtis ainult head meelt valmistada. Las tõesti! Ometi ei valinud ta selleks mõnda harilikku näidendit, vaid sundis meid kuulama seda dekadentlikku jampsi. Nalja pärast olen valmis ka jampsi kuulama. Ja siin pretendeeriti uutele vormidele, uuele ajastule kunstis. Minu arvates ei olnud siin tegemist mitte uute vormide, vaid lihtsalt halva iseloomuga. Igaüks kirjutab nii, kuidas tahab ja kuidas oskab. Kas ta kirjutab pealegi, kuidas tahab ja kuidas oskab? Tead, kui mind sellega rahuleb? Jupiter, sa vihastad. Mina ei ole Jupiter, vaid naine. Ma ei vihasta. Mul on lihtsalt paha vaadata, kuidas noor inimene nii rumalat oma aega raiskab. Kellelgi pole põhjust vaimu eraldada mateeriast, sest võib-olla vaim ongi materiaalsete aatomite summa. Teate mis? Parem võiks näidendist kujutada ja pärast laval mängida seda, kuidas meiesugune õpetaja elab. Raske. See on õige. Nüüd ärgem rääkigem enam aatomitest ega näidenditest. Õhtu on imeilus. Kuulete, härrased? Lauldakse. Kui kenasti. See tuleb teiselt kaldalt. Istuge minu kõrvale. Aastat 10-15 tagasi külasid siin järvel laul ja pillimängu vahet pidamata peaaegu iga öö. Siin järvel on 6 mõisat. Mäletan naeru ja lärmi, paugutamist ja aina romaane. Jeune Première. Kõigi nende 6 mõisa ebajumal oli tookord, lubage tutvustada, doktor Jevgeni Sergeitš. Ta on nüüdki sümpaatne, aga tookord oli ta vastupandamatu. Aga nüüd hakkab mind vaevama südametunnistus. Miks ma oma vaest poissi solvasin? Ma olen nii rahutu. Kostja! Poeg! Kostja! Lähen otsin ta üles. Ole nii hea, kallis. Etendus vist enam ei jätku, võin välja tulla. Bravo! Me imestasime teid. Niisuguse välimusega, nii kauni häälega ei tohi on pats maalistuda. Teil on kindlasti annet, kuulete? Te peate tingimata lavale minema. See on unistus. Aga see ei saa kunagi teoks. Kes teha? Lubage tutvustada. Boriss Aleksejevitš Trigorin. Olen väga rõõmus. Ma olen teid alati lugenud. Ärge kohmetuge, kallis. Ta on kuulus, aga tal on lihtne hing. Näete, ta on ise ka kohmetunud. Nüüd võiks vist eesriide jälle üles tõsta. Muidu hakkab jube. Veider näidend, eks ole? Ma ei saanud midagi aru. Muide, vaatasin huviga. Te mängisite väga siiralt. Ja dekoratsioonid on suurepärased. Selles järves peaks vist palju kala olema. On. Armastan kala püüda. Miski ei valmista mulle suuremat naudingut, kui õhtu eel kaldal istuda ja õnge korkida. Mina arvasin, et kes on tundnud loomingu naudingut, sellele on teisi naudinguid ei eksisteeri. Ärge niiviisi küll rääkige. Kui talle ilusaid sõnu öeldakse, vajuks ta parema meelega maa alla. Mulle tuleb meelde, kuidas Moskvas ooperiteatris võttis kuulus Silvakord alumise loo. Samal ajal, nagu nimme, istus rõdul üks meie kirikukooripass. Ja äkki, kujutage ette meie jahmatust, kuuleme rõdult: Bravo, Silva!
terve oktaavi võrra madalamalt. Umbes nii. Bravo, Sülva! Teater otse Tartust. surmaingel lendas üles. Mul on aeg minna. Jumalaga, kuhu? Kuhu nii ruttu me ei lase teid? Papa ootab mind. Ta on ikka tõesti. No mis parata? Kahju teid ära lasta. Mida teaksite, kui raske mul on minna? Keegi ehk saadaks teid, mu väiksike? Oh ei, Jääge veel siia. ei saa, Pjotor Nikolajevitš. Jääge veel kas või paariks tunniks. Ausõna. Ma ei saa. Õnnetu tütarlaps õigust öelda. Räägitakse, et ta ema olevat kogu oma tohusu varanduse mehele pärandanud. Viimse kui kopika. Nüüd on see tütarlaps puupaljas. Sest isa olevat juba kogu oma vara teisele naisele pärandanud. See on lihtsalt pöörane. Jah, papaki on tal päris kõrralik tõbras, tuleb tõele au anda. Liigume härrased ka meie. Raskeks läheb. Jalad juba alustavad. Nad on sul nagu puupakud vaevalt liiguvad. Madam. Ma kuulen, jälle see koer kulub. Ilja Apanasjevitš, palun käskige see koer ketist lahti päästa. Kus ta aina ulub? Ei saa, Pjotor Nikolajevitš. Ma kardan, et muidu murtakse aita sisse. No mul on seal pirss. Jah, terve oktaavi võrra madalamalt. Bravo, Sülva! Noh, ise pole laulist õppinud lihtne kirikukoori paiss. Kui palju kirikukoori laule palka saab? Ole enam kedagi. Mina olen. Nüüd jätsid mööda kogu parki tagasi Mašake. Talumatu olend. Konstantin Gavrilovitš, mulle meeldis teie näidend kohe erakordselt. See oli kuidagi kummaline ja lõppu ma ei kuulnud, aga sellegipoolest väga tugev elamus. Te olete andekas inimene, peaksite jätkama. Kui närviline te olete. Pisarad silmis. Mis ma tahtsingi ütelda? Te võtsite süžee abstraktsete mõtete vallast. Nii peabki tegema, sest kunstiteoses peab ilmtingimata väljenduma mingi suur mõte. Ainult see on ilus, mis on tõsine. Kahvatu te olete. Nii et ütlete jätkata? Jah, aga kujutage ainult tõelist ja igavest. Te teate, ma olen elanud vaheldusrikast elu ja olen selle maitsega rahul. Aga kui mulle oleks osaks saanud tunda seda tunnet, mida tunneb kunstnik loomingu hetkel, oleksin ma põlanud oma materiaalset kesta ja jõudnud siit maailmast veel palju kõrgemale. Vabandust, kus on Saretšna? Ja siis veel, te peate teadma, miks te kirjutate. Vastasel juhul viib teie anne teid hukatusse. Kus on Saretšna? Ta sõitis ära. Mida ma pean siis tegema? Ma tahan teda näha, ma pean teda nägema. Ma sõidan. Rahustuge, mu sõber. Tulge Konstantin Gavrilovitš tuppa. Teie mamma ootab teid, ta on rõhutud. Ütelge talle, et ma ära sõitsin. Ja üldse. Jätke mind rahul, ärge käige mu kannul. No, nii ei sobi. See pole ilm. Noorus. Kui muud pole enam ütelda, siis öeldakse noorus. See on jälg. Majas mängitakse. Tarvisin minna. Oodake. Mis? Tahaksin rääkida. Ma ei armasta oma isa. Aga teie poole mu süda hoiab. Millegipärast tunnen kogu hingest, et olete mulle lähedane.
aidake siis mind. Aidake või ma teen mõne rumaluse, saadan oma elu häbisse, rikkunud ära. Ma ei suuda enam. Mis? Milles aidata? Ma kannatan. Mitte keegi ei tunne mu kannatusi. Armastan Konstantini. Kui närvilised te kõik olete. Kui närvilised. Ja kui palju armastust. On nõia järg. Aga mida siis mina peaksin tegema, mu laps? Mida? Mida? Vaheaeg 15 minutit.